See, kes kontrollib Hormuzi väina, on viimastel kuudel olnud üks Iraani sõja keskseid küsimusi. President Donald Trump tegi lühidalt ettepaneku kehtestada väina läbivale kaubale 20% kaitsetasu, enne kui ta kiiresti oma otsust muutis. Omakorda on Iraan nõudnud püsivat rolli Hormuzi väina liikluse heakskiitmisel ja nõudnud õigust tasude kogumiseks. Peasekretär kordab oma üleskutset rahvusvaheliste meresõiduõiguste ja Hormuzi väinas ning selle ümbruses kehtiva meresõiduvabaduse täielikuks taastamiseks. Kõik osapooled peavad austama laevanduse õiguste ja vabaduste kasutamist vastavalt rahvusvahelisele õigusele. Arutelu Hormuzi üle algab selle geograafiast. Hormuz on oma kitsaimas kohas vaid umbes 21 miili lai. Selle tunnustatud laevateed kulgevad Iraani ja Omaani territoriaalvetest läbi, ilma et nende vahel oleks rahvusvahelist veekanalit. Kuna väin ühendab kahte suuremat veekogu, on Hormuzi ületavatel laevadel rahvusvahelise mereõiguse kohaselt kaitstud õigus, mida nimetatakse transiitläbisõiduks. Iraan ja Omaan võivad oma vetes reguleerida laevaliiklust ja ohutust, kuid nad ei tohi peatada läbipääsu ega teha vahet erinevate riikide laevade vahel. Peasekretäri seisukoht on järjekindel. Me usume, et Hormuzi väinas peab olema laevanduse vaba liikumine. Me seisame vastu igasugustele katsetele piirata laevanduse liikumisvabadust. Ja te olete näinud, et rahvusvaheline mereorganisatsioon on samuti teinud avalduse, mis on vastu igasuguste tasude kehtestamisele, ükskõik millise osapoole poolt. Nende samade seaduste kohaselt ei tohi riigid samuti laevalt lihtsalt läbimise eest tasu nõuda. Rahvusvaheline õigus lubab tasu võtta konkreetsete teenuste eest, mida laevale osutatakse, näiteks sadamate või pukseerimisteenuste kasutamise eest, kuid mitte kohustusliku sissepääsutasu eest. Teheraan väidab, et ta tagab turvalisuse ja korraldab liiklust. Aga Iraan on samuti ähvardanud ja rünnanud laevu, mis ei järgi tema eelistatud marsruuti. Ta on öelnud, et sõbralikud riigid võivad saada juurdepääsu, samas kui Iraani vaenlastega seotud laevad seisavad silmitsi piirangutega. See ei ole neutraalne liikluse korraldamine. Iraan püüab seda süsteemi kehtestada ka väina Omaani poolel, kus laevadel ei pruugi olla vajadus Teherani teenuste järele. Malakka väin näitab, kuidas rannikuriigid saavad suurt veeteed hallata, ilma et nad muudaksid selle poliitiliseks mõjutusvahendiks. Malakka väin kulgeb samuti ainult territoriaalvetes. Indoneesia, Malaisia ja Singapur jagavad vastutust ühe maailma kõige tihedama laevaliiklusega veetee eest. Nad haldavad seda ühise mehhanismi kaudu, selle asemel, et lubada ühel riigil taotleda ainukontrolli. Rannariigid teevad koostööd laevandusriikide ja merendustööstusega navigatsioonivahendite, ohutuse ja keskkonnakaitse alal. Teised valitsused võivad anda raha või varustust nende projektide toetamiseks. Kuid kõige olulisem on see, et need panused on vabatahtlikud. Iraan näib soovivat selle mudeli teistsugust versiooni. See soovib rahvusvahelist tunnustust ja raha Hormuzi haldamise eest, kuid tahab ka võimu soosida sõbralikke laevu ja survestada vaenulikke riike. See annaks Teheranile rahvusvahelise kokkuleppe eelised ilma jagatud kontrolli või võrdse juurdepääsuta, mis muudab Malakka süsteemi toimivaks. Türgi väinad näitab teist võimalust, kuidas rannikuriik võib saada erivolitusi. Türgi haldab Bosporuste Dardanellide väina Montreux 1936. aasta konventsiooni alusel. Leping lubab kaubalaevadel läbida väina ning annab Türgile sõjalaevade üle kontrolli. See võimaldab ka tasusid, mis on seotud konkreetsete teenustega. Kuid Türgi võim kehtestati rahvusvahelise lepinguga. Konventsioon määrab need tasud, sõjaaegsed reeglid ja Türgi kontrolli piirid. Nüüd võib Iraan püüda sõjalise surve abil saavutada Hormuzi jaoks sarnaselt soodsa kokkuleppe. Selline kokkulepe võiks anda Teheranile tunnustatud rolli liikluse haldamisel ja teatud tasude kogumisel. Kuid erinevalt Montreux konventsioonist toimuksid need läbirääkimised täiendavate häirete ähvardusel. Iraan võiks kasutada survet, et kindlustada endale tingimused, mis tugevdavad tema kontrolli väina üle ja soosivad tema poliitilisi huve. Ja me sooviksime tohutult investeerida Ameerika Ühendriikidesse selle asemel, et võtta tasu. Ja mulle see tegelikult meeldib, sest ma ei arva, et kellelgi peaks olema õigus võtta tasu väina või mõne muu väina kasutamise eest maailmas. Ma ei arva, et keegi peaks tegelikult sellises olukorras olema. Gibraltari väinas kehtib tavalisem reegel. Selle veed kuuluvad rannikuriikide suveräänsuse alla, kuid kaubalaevadel on siiski transiidõigus Atlandi ja Vahemere vahel. Neilt laevadelt võib tasu võtma siis, kui nad sisened sadamasse või taotlevad teenust, kuid mitte lihtsalt ületamise eest. Inimeste poolt rajatud kanalid, nagu Suessi ja Panama kanal, on erinevad.
Nende tasud katavad rajatud infrastruktuuri kasutamise, mis teeb neist täiesti erineva juhtumi. Trumpi ettepanekus vihjati lühidalt, et sõjaline kaitse võiks muutuda kohustuslikuks transiiditasuks. Selle otsuse tühistamine taastas traditsioonilise Ameerika seisukoha, et rahvusvahelised väinad peaksid jääma avatuks ilma tasudeta. Kui Iraan püüab ametlikult suurendada kontrolli Hormuzi väina üle, on selle läbirääkimised USA-ga paljastanud suure takistuse. Kokkuleppe saavutamine paberil võib osutuda lihtsamaks kui selle elluviimine, eriti kui Iraani rünnakud laevanduse vastu jätkuvad. Ja tanenane hoiatus on, et maailmal võib olla vaid nädalaid, mitte kuid, et täielikult taasavada Hormuzi väin või seista silmitsi uue ülemaailmse majanduskriisiga. Rahvusvahelise energiaagentuuri juht ütleb, et häired mõjutavad juba nafta, maagaasi, väetiste ja teiste oluliste kaupade vedu. Rikkamad majandused võivad suuta seda survet mõnda aega taluda, kuid Aasia riigid nagu India, Pakistan ja Bangladesh ei pruugi seda suuta. Et seda teemat põhjalikumalt arutada, on meiega liitunud nüüd Gina Cohen, maagaasi ekspert, kes keskendub Ida-Vahemerele. Gina, aitäh, et olete täna õhtul meiega i24 News Englishis. Siin on meil hoiatus IEA-lt. Nad ütlevad, et maailmal on nädalaid, mitte kuid, et Hormuzi väin täielikult avada. Aga millised riigid seisavad esimesena silmitsi suurimate maagaasi puudujääkidega? Kus see tegelikult kõige olulisem on? Tõepoolest, suurim puudujääk on Aasias, sest Aasia saab suurema osa oma gaasist, võib-olla umbes 80% just sellest väinast. Euroopa saab sellest väinast vaid umbes 8% oma gaasist. Ja ka nafta puhul läheb enamik väinast pärit naftast Aasiasse. Nii et see on tohutu probleem. Kõik riigid, mis asuvad Suessi kanalist või Hormuzi väinast ida pool, on palju suuremas hädas kui need, mis asuvad Hormuzi väinast lääne pool. Peamine probleem on selles, et sõda on kestnud nüüd umbes 5 kuud ja naftavarud, laovarud on ammendunud. Sõja alguses, kui see algas 28. veebruaril, olid varud väga suured. Riigid vabastasid oma varusid, sealhulgas Ameerika, kes vabastas oma varud. Ja nüüd on need varud kohutavalt vähenenud. Näiteks Ameerikas on alles vaid umbes 319 miljonit barrelit naftavarusid. Ja sa ei saa seda täielikult ammendada, sest umbes 150 miljonit barrelit on vaja hoida, et kaitsta mahuteid, et kogu süsteem kokku ei kukuks. Nii et jah, IEA annab suure hoiatuse, et meil on jäänud vaid mõned nädalad varusid ja pakkumist, enne kui paljud riigid võivad väga tõsiselt kannatada. Kas siis on üldse alternatiive? Isegi kui keskenduda Ida-Vahemerele, kas nad suudavad üldse mingil määral Pärsia lahe gaasi asendada? Või on gaasivarustus kõikjal mujal maailmas lihtsalt liiga piiratud, et seda tühimikku täita? Kahjuks ja samas ka õnneks, sest tulevikus räägitakse tõesti palju sellest, et Ida-Vahemeri võiks osa gaasist, mitte naftast, aga osa gaasist tulevikus asendada. Aga selleks, et see juhtuks, tuleb ehitada uued torujuhtmed. Üks projekt, mis on juba paar aastat tagasi käima lükatud ja mida võib taas elustada või sellest mööda minna, sõltuvalt väga palju sellest, kuidas Iisrael selle küsimusega tegeleb, on projekt nimega IMEC. See on mõeldud India, Saudi Araabia, Araabia Ühendemiraatide, Jordaania ja Iisraeli ühendamiseks Euroopaga. Aga selleks on vaja Saudi Araabia head tahet. Ja kui see edasi ei liigu, siis võib sellest projektist mööda minna ning see võib liikuda rohkem põhja poole, Süüria ja Türgi suunas ning võib Iisraeli kõrvale jätta. Nii et Iisrael peab väga tugevalt võitlema ja olema väga proaktiivne, et see projekt teoks saaks. Teine küsimus, mis muudab Ida-Vahemere oluliseks, on see, et praegu on Iisrael müünud kogu oma ülejääva gaasi Egiptusesse. Ja Egiptus, riik, kus elab 110 miljonit inimest, kelle tootmine on vähenenud, kui gaasitarbimine pole üldse vähenenud võrreldes nende enda tootmisega, neelab kogu Iisraeli gaasi ja kogu tulevase Küprose gaasi ja see gaas jääb Egiptusesse. Nii et kui Iisrael oleks teinud väikese projekti merel asuva veeldatud gaasi tootmiseks, mida nimetatakse FNG-ks, siis oleks see gaas võinud minna Euroopasse või Aasiasse. Aga me pole veel sealmaal. Ja nüüd mõtleme neid küsimusi uuesti läbi. Me mõtlen uuesti, kas panna kõik panused Egiptuse turule või teha mõni muu projekt, et taas olulisemaks muutuda. Tõsine hoiatus ja huvitav kuulda, kuidas Iisrael selles tulevikus rolli mängib. Gina Cohen, suur tänu, et olite meiega i24 News English eetris. Aitäh, et mind kutsusite.